Tere hea diskirahvas! Rõõmu jälle näha. Viimasest videost on nii palju möödas, et elus on nii palju vahepeal muutunud, et au on nüüd vedada Eesti discgolfi maastikku. Aga see ei tähenda, et videod peaksid ära lõppema. Muuseas, selle video jooksul räägin teile ka nendest ketastest. Minu oma Stambiga Destroyeri kettad, mis on nagu üks unistus, mis on teoks saanud. Aga esimene küsimus, ma loodan, et sa oled Miks nii podcasti vaadanud. Tuleb palju kasuks, kui sinna vaatamisi tuleb. Aga tänases videos alustame nullist. Ma eelmine aasta väga ei mänginud, mistõttu see hooaeg tahaks nagu natuke mängida, aga discgolfi ABC mõttes peaks nagu putteritega uuesti sõbraks saama. Kui putterid suudad ilusti visata, siis sealt edasi on õpitee kergem. Ja mul on siin terve koti täis 15+ erinevat putterit, mida ma olen aastate jooksul visanud. Ma umbes tean, kuidas nad käituvad. Ma lihtsalt proovin täna tabada Haapsalu 17. sirget tunnelit, mida ma pigem nagu taban, aga just see, kuna seal on palgid ees ka, et kõrgust saada õigeks. Praegu on õnneks õhtune aeg, tuult on vähe, natukene abiks ka. Lähme viskama ja räägime juttu ka samal ajal. Et Destroyeri putterid lendavad niimoodi, esimene vise ja parkla. Seda ma proovingi täna imiteerida palju. Ma olen natukene oma vormi ka muutnud, et kui ma enne nagu proovisin tegeleda sellega, et ma nagu viin käe taha sirgeks, siis ma nüüd proovin nagu astuda ja jätta käe maha endast ja siis tõmmata kehaga nagu slingshotira kulka moodi seda järgi. Eksperdid saavad hinnata, kas ja kuidas see kasuks on tulnud, aga see on võib-olla paar nädalat, kus ma seda rohkem nagu katsetanud olen. Ja praegu hetkel lavanärviga esimesed 2 tükki töötavad. Ja kuna mul on seda clear plastikus ka, see on veidi stabiilsem. Sellega ma ei tohi nii palju eksida. Aga lihtsalt, kuna see on hea, siuke 70+ meetrit sirge tunnel, see läheb üle väike annukese sisse, siis see on ehe näide, mis mul selle vormi muutmisega praegu on tekkinud. Enne kätt taha viies flat oli kõige mugavam asi. Igast asendist võis piltlikult flatti visata. Nüüd selle vormi muutmisega mul kipub enda peas flatte visates annukas sisse jääma. Nii et ma pean tegelema sellega, et korrigeerida seda ilmselt randmega natukene. Ja siin pigem nüüd mul on nagu siin selles viskes kõik on parklast praegu need, või reaalselt üks on nagu see kõrn haiser on hakanud tekkima. Ma varasemalt vihkasin haiseri viskamist ja nüüd, kui ma olen proovinud ka driveritega seda vormi, siis nagu haiser tuleb poole lihtsamalt. Sest et esiteks ma viin ketta alguses veidi nagu allapoole. Enne ma tõin ta hästi nagu siia kõrgele ja ta käis mul jõnksuga kuidagi alt läbi enne. Ja ma proovin tulla ja jätta seda rohkem siia allapoole ja siit nagu läbi tulla. Tallinnad ka töötavad ka viskeputteritena. Flippis sirgeks, aga lõpus tuli tagasi. Ei, läks pikaks. Jah, kuna need on gramm alastabiilsemad, siis Tallinnate viskamise puhul ma vajan natuke rohkem. Oi, ära räägi samal ajal. Esimene shank tänasel päeval. Enne seda, kui ma videot hakkasin salvestama, ma tegin igaks juhuks 10 viset ära ka, et saaks keha natuke rohkem soojaks. Üldiselt siin rajal ma tahakski minna mingi stabiilse putteriga. Siin on üks stabiilne näide, mille nime ma kogu aeg ära unustan, aga Pro Discuse putter. Stabiilne putter ta on. Ja enamasti seda flatte visates ta nagu võiks kanda ja lõpus isegi feidib. Ja see on ka kuskil seal ilusti parklas all. Ja tänase video mõte ongi natuke rääkida teiega lühidalt, mis on, kus on ja saada endale lihtsalt reppe sisse. Et harjutada siin jõulumäe karikasarja etapiks, kus juures siin on kohe üks teadaanne teile või mõte. Stabiilne envi. Mõte on siis selles, et kuna ma endiselt korraldan harrastajate karikasarja ka sel aastal on 5 etappi. Kui sa ei ole kunagi käinud ühelgi EDGL harrastajate karikasarja etapil, siis palun tule.
üks asi on nagu täituvus, ägedam on korraldada, kui on rohkem massi. Teine asi on see, et see on väga hea esimene selline katsumus peale nädalamängu. Või minu poolest kas või ka, kui sa ei ole nädalamängul käinud ja tuled kohe sinna. Oi, kui ilus ise see on. Aga pikk. Või väga pikk. Võrks tagasi või? See oli Jikuni putter, mis on ka mul suur sõber olnud. Ma olen nüüd proovinud ka, kusjuures ma putin muidu Jikuni kuidega, ja see oli ka Jikuni kui, aga teisest plastikust. Sest et need on nagu stabiilsemad, need konkreetsed Jikunid. Aga ma olen proovinud nüüd Tallinnatega puttida. Natukene häirib nende hõljuvus, personaalselt mulle nii hõljuv ei meeldi, sellepärast ma puredega näiteks pole kunagi puttinud. Aga samas mulle nagu midagi meeldib nende Tallinnati juures. Shank või? Pikaks peaaegu oleks vale sõna öelnud. Pargitud. Huvitav, nüüd ma nagu ei taha ära sõnuda, aga distantsi mõttes luuna on. 2 aastat tagasi võisin ma mingi 90 meetrit putteriga ilusti visata luunaga. Vot see on pikk. Või siis täpselt tagapiiris. Aga see mõte ühesõnaga oli see, et kes tahaks karikasarja aidata korraldada, siis võtke ühendust. Pure. Ilusti flippab ka pikaks. Jep, see on ka pikk. Kenasti flippis. Selles videos ka, kes tahab minu stambiga ketast, kommenteeri siia alla, mis sulle discgolfi juures meeldib. Ja ma valin ühe võitja välja ja saadan sulle enda stambiga ketta. Sa saad ise valida. Mul on peaaegu kõike Destroyeri line-upist enda stambiga olemas. Lihtsalt mälestuseks. See Destroyer on esimene, kellega mul õnnestus kunagi koostööd teha. Ma ju alustasin discgolfi maailmas huviga sisu toota. Tänaseks päevaks jõudnud presidendi staatusesse, aga pigem on nagu see armastus spordi vastu, mis drive'ib. Ja mul on hea meel, et nagu see full circle sai tehtud. Et Destroyer kunagi andis mulle mingi portsu kettaid, et ma teeksin nagu videoid ja katsetaks. 2020 äkki 1 või midagi sellist. Ja maasikas. Ja nüüdseks siis mul õnnestus nendega, ma ostsin need stambiga kettad endale, nad ei andnud mulle neid. Aga mul on hea meel, et ma sain need kettad, millega manustasin. Oi, see on lappe. See on lappe, veits liiga kõrge ja kuhu see läheb, seda saab otsida. Aga kes soovib karikasarja etappi aidata korraldada, võta ühendust. See on ka, läheb lappe liiga kõrgele, see on ju lahja ketas. Ilus ise, aga tuleb tagasi isegi. Aga kauge. Ilus ise iseenesest nagu väiksest Aiserist. Et kes tahab aidata korraldada, võtke ühendust. Sul peab muidugi olema võimalus tulla nendele võistluspaikadele koha peale, aga kui sa tahad teada, kuidas see toimub, kuidas mingid metriksite PDG-d hallata, kuidas päev üldse välja näeb, ette valmistused, audustamised, kõik muud, siis kirjuta mulle. Ja teeme koos karikasarja, kui sul huvi on. Ma teen niikuinii, aga tule kampa. Ja kui tahad ketast võita, siis kommenteeri, mis sulle discgolfi juures meeldib. Tšau, blau.